Tundub, et Araabia Ühendemiraadid on leidnud viisi, kuidas Iraani viimase löögi alt kõrvale jääda. Pärast seda, kui sõja alguses ründasid neid ligi 3000 Iraani raketi- ja droonirünnakut. Emiraat ei ole viimastes vastasseisudes otseselt sihikule võetud, isegi kui Iraan ründas Bahreini, Kuveit, Katar, Oman, Saudi Araabia ja Jordaania. Kulisside taga avab Abu Dhabi väidetavalt ettevaatlikult taas diplomaatilisi ja majanduslikke kanaleid Teheraniga, samal ajal kui AÜE tugevdab samal ajal oma kaitset Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega. See on Emiraatide jaoks tõeline tasakaalukunst. Siin stuudios olen endiselt koos Maaliku ja Jaakoviga. Maalik, kuidas taastab AÜE suhteid Teheraniga, samal ajal kui läheneb Iisraelile, Ameerika Ühendriikidele ja avalikult rõhutab neid tihedaid sidemeid? Kuidas on võimalik seda õrna tasakaalu hoida? Ma mõtlen, pärast 5 kuud seda sõda said Emiraadid aru, et nad peavad Iraaniga ühel või teisel viisil tegelema. Sest nad on näinud, et iisraellased ja ameeriklased ja põhimõtteliselt ameeriklased peatasid selle sõja ja läksid läbirääkimistele. Samal ajal kui Iraanil olid endiselt raketid ja droonid ja nad vajasid seda naasmist tavapärase elu juurde Dubais, kus ärimehed ja juhid ning loomulikult kogu piirkonna mõjutajad tulevad Dubaisse ja teevad sellest selle ärikeskuse, mida nad soovivad. Ja nad on seda seal aastakümneid ette kujutanud. See ongi see, mis sundis neid praegu uuesti alustama. Need läbirääkimised Iraaniga. Üldiselt need suhted, mitte tegelikult läbirääkimised. Sest me näeme, et parvlaevad juba liiguvad Dubai sadamast Iraani, kaupade ja inimeste vedamine Iraani, 20 000 inimest, kes sõja esimestel nädalatel Dubaist Iraani karistamiseks välja saadeti, toodi tagasi. Tegelikult räägime töölistest. Me räägime inimestest, kes olid Iraani režiimile kasulikud ja on nüüd tagasi Araabia Ühendemiraatides. Ja ühe kõrge Emiraatide ametniku tänaste sõnade järgi oli see sõda kõigile reaalsuskontroll. Sõjakas hoiak oli sõja esimene faas, seejärel näitasime pragmaatilisust. Me ei jää otsuste juurde kinni, me kohandame neid. Seda ta ütlebki. Teisisõnu, ta lihtsalt üritab õigustada, miks ometi pärast nii paljusid rakette, 500-600 raketti, ma arvan, on nende naabri poolt AÜE pihta tulistatud. Nad nüüd taastavad neid suhteid. See on muidugi paljudele iisraellastele ja ameeriklastele väga pettumust valmistav. Aga me peame ka ennast asetama emiraatlaste olukorda, kus nemad ütlevad, et ameeriklased ei jätka, nad ei lõpeta tööd, ütleme nii. Ühelt poolt nad jätavad piirkonna üksi toime tulema Iraani ja selle IRGC režiimiga, mis nüüd võimul on. Väga huvitav areng, nagu sa ütled, arvestades, et Araabia Ühendemiraadid said rohkem pihta kui ükski teine riik selles piirkonnas. Rohkem kui Iisrael. Kui Iisrael selle sõja kõige raskemal ajal. Jakov, kuna selle sõja 40 päeva on nüüdseks läbi saanud, on erinevad raportid näidanud, et AÜE tulistas tegelikult otse Iraani pihta tagasi. AÜE-d pole ametlikku kinnitust tulnud, aga arvestades neid ilmunud raporteid, kas see võiks muuta Iraani kaalutlusi ka teiste laheäärsete riikide pihta tulistamisel peale AÜE, kuna nad teavad väidetavalt, et emiraadid tulistavad vastu? Ma ei tea, kas see muudab nende arvutusi, aga ma arvan, et see näitab Teherani otsustajatele, et nende katsed sundida laheriike põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikidest eemale ei tööta. Nad tahtsid panna laheriigid kahetsema oma otsust võõrustada Ameerika baase ja teha tihedat koostööd Iisraeliga. Nad üritavad põhimõtteliselt laheriike, GCC riike hirmutada, et nad eemaldaksid end nii Ameerika Ühendriikidest kui ka Iisraelist. See oligi kogu selle raketirünnaku eesmärk. Teate, kui inimesed ütlesid, et see oli metsik ja koordineerimata, siis mina ütlesin algusest peale, et tegelikult on siin väga selge eesmärk. Asi on selles, et see eesmärk näib olevat läbi kukkunud. Sest isegi kui Araabia Ühendemiraadid mängivad mitmel kaardil, ja teate, ma arvan, et see on Pärsia lahe riikide jaoks loomulik, kellel on Iraan kohe teisel pool vett, et nad räägivad mitmesuguseid jutte. Kui nad peavad sellise naabruskonna kiusajaga toime tulema, kes neid pidevalt terroriseerib ja ähvardab. Nii et mina, nagu Pallil ütles, teatan, ma mõistan nende vaatenurka, aga kui vaadata nende tegude ja avalduste kogusummat, siis nad mitte ainult ei võõrusta jätkuvalt Ameerika baase. Araabia Ühendemiraadid lähenevad ka järjest enam Iisraelile. Meil on olnud mitmeid teateid selle kohta, et Araabia Ühendemiraadid muutuvad järjest sõltuvamaks Iisraeli õhutõrjesüsteemidest. Ja toimub ka luureinfo jagamine. Nii et kogu Iraani eesmärk näib siin olevat läbi kukkunud. Ma ei näe, et Pärsia lahe riigid eemaldumas Ameerikast. Ma ei näe, et Araabia Ühendemiraadid eemaldumas Iisraelist. Need olid Iraani peamised eesmärgid ja ma ei näe, et ükski neist eesmärkidest oleks täitunud.
oluline punkt, mida esile tõsta, kui jätkame vaatlemist, kuidas Pärsia lahe riigid seda kriisi praegu lahendavad. Hormuzi väina kontroll on endiselt üks peamisi vaidlusküsimusi. Väidetavalt on Omaan saatnud Iraanile ettepaneku luua ühine mehhanism Hormuzi haldamiseks vabatahtlike tasudega. Nii ei kontrolliks Iraan seda veeteed üksinda. See ettepanek põhineb Malakka väinal, mis asub Malai poolsaare ja Indoneesia Sumatra saare vahel. Laevad, mis kasutavad seda väina, annavad vabatahtlikult raha navigatsiooni ja keskkonnakaitse rahastamiseks ning otsingu ja päästetöödeks. Omaanil pole ametlikku teadet, kuid Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles, et pidas esmaspäeval eraldi kõnesid oma Omaanist ja Saudi Araabiast kolleegidega. Teemat aitab nüüd kommenteerida endine USA suursaadik Omaanis Mark Severs, kes liitub meiega Abu Dhabist. Suursaadik Severs, tore, et olete meiega siin 24 Newsis. Sellel ettepanekul on väidetavalt juba piirkondlik toetus, aga Omaani vaatenurgast, mida Omaan sellest võidab, kui ta sellist mehhanismi edasi viib? Lubage mul korraks tagasi tulla ja eelmist vestlust lühidalt kommenteerida. Palun. Ma ei võtaks ühte Financial Timesi lugu, mis on küll väga huvitav lugu ja millel on palju allikaid, aga ma ei võtaks seda kui lõplikku kirjeldust Araabia Ühendemiraatide poliitikast. Kindlasti on erinevusi näiteks Dubai puhul, mis on olnud aastakümneid Iraaniga majanduslikult väga tihedalt seotud. Ja seal elab väga suur iraanlaste kogukond ja Abu Dhabi, mis on poliitiline pealinn. Ja kus? Mulle on öeldud, et Iraani vastu puudub igasugune usaldus. See ei tähenda, et neil ei oleks suhtluskanaleid ega mingisugust koostööd. Aga ma olen veidi skeptiline selle suhtes, kui palju on emiraatide poliitikas tegelikult muutunud. See viib mind Omaani küsimuse juurde. Vaata, omaanlased ja iraanlased on peaaegu konflikti algusest peale pidanud läbirääkimisi Hormuzi väina ühisjuhtimise üle. Ma arvan, et see oli juba kuskil märtsi keskpaigas, kui esimene Omaani delegatsioon läks Teherani, et seda arutada. Omaanlased pakkusid umbes nädal tagasi välja üsna sarnase idee. Ja siis tabasid neid ballistilised raketid. Väga lähedal Araabia Ühendemiraatide piirile Musandami poolsaarel, mis on see osa Omaani territooriumist, mis piirneb Hormuzi väinaga. Nii et siin toimub selgelt väga keeruline mäng omaanlaste ja iraanlaste vahel. Iraanlased üritavad kõiki hirmutada ja survestada. Ja kui Iraani välisminister ütleb, et sellel on piirkondlik toetus, ma tõesti kahtlen selles. See, et neil võib-olla oli vestlus Saudi Araabiaga, ei tähenda, et sellel oleks piirkondlik toetus. Põhiküsimus on siin see, et keegi ei taha, et Iraan säilitaks kontrolli Hormuzi väina üle pärast selle lõppu ja keegi ei taha lubada neil nõuda läbipääsutasu, mille õigust nad jätkuvalt endale nõuavad. Oluline on see, et Iraanil ei oleks ainukontrolli selle veetee üle, kuid selle ettepaneku kohaselt haldaksid seda laheriigid, täpsemalt Omaan ja Iraan. Aga kes ütleb, mis tegelikult kulisside taga toimub? Kas Iraan ei suru neid riite jõuga, et tal oleks ikkagi täielik kontroll, isegi kui see pole paberil nii kirjas? Ja see ongi täpselt see, mis viis vastastikuse mõistmise memorandumi kokkuvarisemiseni. Ameerika Ühendriigid arvasid, et president Trump arvas, et meil oli Iraaniga kokkulepe, et nad ei tulista laevade pihta väinas ja et see alatakse. Omaanlased, iraanlased tõljendasid seda omamoodi. Nende arvates andis memorandum neile volituse väina kontrollimiseks ja seal on ka mõningast sõnastust, mis seda seisukohta toetavad. Ma ei usu, et see oli hästi läbi räägitud. Ja kui nad nägid, et USA merevägi saatis laevu läbi Omaani vette, hakkasid nad nende pihta tulistama. Ja see viis Trumpi paar nädalat tagasi taas pommitamist alustama. Seega usun, et Iraan ei ole usaldusväärne. Ma arvan, et see on ka teiste arvamus. Ma ei tea, kindlasti USA sõjavägi. Ma arvan, et USA valitsus võib selles küsimuses olla mõnevõrra lõhenenud. Ja ma arvan, et see on ka laialt levinud arvamus Pärsia lahe piirkonnas. Millist garantiid siis Pärsia lahe riigid ja Ameerika Ühendriigid otsiksid, et olla kindlad, et see ei lõpeks taas samamoodi nagu varasem vastastikuse mõistmise memorandum?
isiklikult arvan, et me peame jätkama Iraani võimekuse lammutamist, rünnata laevandust. See oligi viimase 2 nädala pommitamiste peamine fookus, aga siis see lõpetati. Ja ma arvan, et see ongi õige tee. Tuleb sellega jätkata. Meid tuleb võimalikult palju nõrgestada. Ja kui nad saavad aru, et nad ei suuda selliseid operatsioone läbi viia, siis võivad nad olla mõistlikumad ja proovida kokkuleppele jõuda. See on minu arvamus. Õige. Suursaadik Mark Seevers, väga tore, et olete meiega ja jagate oma teadmisi selle kohta, mis praegu Hormusi väinas ja selle ümbruses toimub. Aitäh, et olite meiega I24 Newsis. Hea meelega.